Tervist, tere kuulama järjekordset episoodi saatesarjast investeerimisidede universum, mille toob teieni KPMG ja täna me räägime Eesti majandusest. Ja saate käigus me leiame lahenduse sellele, kuidas tuua Eesti välja majanduslikust stagnatsioonist, et umbes tunni aja pärast on siis vastus sellele küsimusele olemas, sest meil on väga kompetentne arvajate kogu täna siin. Stuudios on Nasdaq Balti börsijuht Kaarel Ots. Tere, Kaarel. Tervist. Ja Baltcapi partner Kristjan Kalda. Tere. Ja kaassaatejuht Hanno Lindberg KPMG-st. Mina olen Hando Sinisalu. Ja ma alustuseks kohe lajatan sellise küsimuse, et kui praegu investorid kusagil mujal maailmas, olgu see USA või Euroopa või ka Aasia, kaaluvad erinevaid maailma regioone, riike, piirkondi, kuhu investeerida ja ühe valikuna nad mõtlevad ka Eesti peale, siis mis võiks olla need argumendid, miks peaks täna mõni investor Eestisse investeerima? Kaarel vist peab otsa lahti tegema, et ikkagi anname profile esimese sõna. Ja mis prof, see on selline hea ümmargune küsimus sulle, et miks Eestisse, et Eestis pole indeksfondigi, kuhu investeerida. Alustame sellest, et see oleks selline hea laiapõhjaline asi. Ja Tallinna börsi indeks, kui me vaatame, meil oli muuseas sünnipäev, oli esmaspäeval, 30 aastat tagasi taas asutati. Lennart Meri videot ma nägin kuskil, jah. Aga lihtsalt põige ajalukku, et kui me oleksime suutnud vältida seda 50 aastast auku ajaloos, eks ole, siis meie ajalugu algas tegelikult 1873. Tehti esimene börsilaadne asutus Suurgildi hoones. Börsikäik on siiamaani selle nimega. Kauplemist ei toimunud, aga oli selline kaupmeeste kokkusaamise koht. Ühesõnaga, Tallinna börsiindeks selle 30 aastaga teeb SP500 tuule alla. Teadsite seda või? Ma küsisin viimase 5 aasta kohta Gemini käest ja siis nad hakkasid seal natukene niimoodi vabandama, et kahjuks geopoliitilistel põhjustel viimased 5 aastat S&P on nagu oluliselt paremini seda ei teadnud, sa pead tooma seda rohkem. See on väga hea see jutu sinna viid, et minu vaates ongi investeerimine on selline pikk mäng. Et see, et mis ajal, mis investorid kuhugi investeerivad, seda mõjutavad meil makrod ja geopoliitikad ja mis iganes. Et see, miks ma toon selle Tallinna börsi nagu näitena välja, näitab seda, et meie ettevõtted tegelikult on hästi, hästi tublid. Et need inimesed, kes on investeerinud meie ettevõtetesse, kes on börsil noteeritud, need on tegelikult teeninud ajaga, kui nad on olnud vastupidavad ja sellise pika vaatega, nad on teeninud väga korralikult. Nüüd, ma arvan, me ei ole kuidagi, mitte ma ei arva, vaid ma tean, me ei ole kuidagi ainus, kes on talunud mingisuguseid suuri kukkumisi, näiteks 2008, näiteks COVID, eks ole. Ajalugu näitab seda, et kui sa talud need kukkumised ära, ei tõmble, siis tegelikult see on sul pikas plaanis kasulik. Ükskõik, mis nurga alt sa seda vaatad, kas sa vaatad meie indeksit või sa vaatad USA indeksit, mis iganes. Ja nüüd, kes esimesena siit minema tõmbavad, kui mingi selline kriis juhtub, on just sellised rahvusvahelised investorid on ju erinevatel põhjustel. Ja mida kaugemal see investor on, ja Kristjan võib seda täiendada, mida kaugemal see investor on, seda kiiremini siit minema läheb ja kõige aeglasemalt liigutavad kohalikud. Et nüüd, kui püüda nagu vastada, miks Eestisse, siis küsimus ongi, et ka kuhu. Et kui me vaataksime sellist laiapõhjalist indeksist, siis aeg on mega hea. Kui me vaatame nagu spetsiifiliselt, millised võiksid olla need sektorid. Täna tundub, et kogu maailma raha liigub, paned oma ettevõttele AI sinna juurde ja siis kõik on hästi. Nagu 2000 oli panid .com, panid oma ettevõttele lõppu ja ka hästi. Ma arvan, et meil on omajagu sellised ettevõtteid tegelikult, mis on kas hinnastatud väga huvitavalt investorite jaoks, või siis on sellised ettevõtted, kui lähme börsist kaugemale, mis teevad väga huvitavaid asju ja mis võiksid olla kindlasti investorite jaoks huvitavad. Et niimoodi üldistades ainult piirkonnana ma seda vabandan, aga isegi ei vaataks. Siin võib nagu bridži ka teha, ma teen siis Kristjanile väikse bridži, et Kristjan siis senikaua mõtleb, aga et ma võtan selles mõttes kinni, et
ega väga palju häid alternatiive ka ei ole, et omal ajal oli ju BRICS, eks ole, siis vahepeal tuli käibele nagu selline väljend nagu shit six, eks ole, et need on selliseid kehvemaid, et sul on väga raske nagu võib-olla ka selliseid alternatiive ei ole, et kuhu sa nendele arenevatele turgudele või kusagile paned, et üks asi on see, et mis sul on konkurendid, eks ole, et tõesti, ja teisalt jällegi vaadata, et me siin ka müüme mitmeid ettevõtteid ja tegelikult on väga palju rahvusvahelist huvi üllatavat, eks ole, et osad regioonid kardavad, aga et ütleme, et praegu tuleb 3, 4, 5 investorit, kõikides protsessides on tegelikult rahvusvahelised investorid sees, et see valim on võib-olla liialt väike, et üldistada, aga et ütleme, et vaadatagi, et positiivne, et Eesti on jätkuvalt atraktiivne ühelt poolt, ja teiselt poolt võiks öelda, et kuhu sa siis seda raha ikkagi nagu paned, eks ole, et kui sa selline korralik riik. Kui lugeda Eesti riigi promomaterjale, siis seal tuuakse välja digiriik, tuuakse välja see, et meil on stabiilne seadusandlik kliima, tuuakse välja see, et meil on püsiv demokraatia, tuuakse välja seda, et meil on, kui siia tuua nüüd talente, et meil on vaatamata kliimale on väga hea elukeskkond, ehk et siin on ohutu, turvaline elada, siin on puhas õhk ja puhas toit ja veel sellised asjad, et tegelikult nagu sellised natuke pehmemad argumendid ja siis loomulikult siis see bürokraatia vähesus, mis vähemalt, ma ei tea, kunagi oli suur argument, võib-olla nüüd kohalikud ettevõtted vaidlevad selle vastu, aga igal juhul paberimajandust on vähe, et on digitaalne see, aga Kristjan, sinu vaade on. Ja ma tegelikult selles mõttes on hästi huvitav, et Kaarel esindab siis börsinoteeritud ettevõtteid ja kõik meie ettevõtted on siis eraettevõtted, mis ei ole noteeritud, nii et me esindame neid 2 erinevat poolt. Ja mul tekkis tegelikult selline küsimus, kui sa tõid selle ajaloolise perspektiivi 30 aastat, et huvitav, kuidas on muutunud välisinvestorite ja kohalike investorite vahekord börsil selle aja jooksul, sest see tõukub tegelikult sellest samast esialgsest küsimusest. Ta on niimoodi muutunud, et kui me mõtleme, ütleme siis 90ndate lõppu ja 2000ndate algust, et kes andis tooni kogu börsile, oli üks ettevõte. Mis ettevõte see oli, mis te arvate? Börsil, ma ei tea. Hansapank on see, mis tõttu on meie kapitaliturg paremini pisut arenenud kui võib-olla lõunanaabrid. See oli üks ettevõte. Üks ettevõte oli siis see turukapitalisatsioon või turuväärtus oli 40% SKT-st. See on see, mida jälgitakse. Täna on LHV suurim või? Täna on, ma toon teistsuguse, täna on LHV on kõige suurem ettevõte, miljard pluss, Infortar on seal natukene vähem. Balti kõige suurem on 1,6 miljardit. Ja Hansapank, Ignitis, ja. Hansapank viidi minema oli üle 4 miljardi. Ehk et toonase majanduskasvuga võrreldes oli Hansapank 40%. See on põhiline selline näitaja, mida vaadatakse, et kui tervislik või kui heas toonuses on börs. Täna on see näitaja 12% kokku. Et see näitab, et kui palju oli see kontsentreerunud siis. Aga vastuseks su küsimusele siis kogu Eestit, ja ma arvan kogu Baltikumi vaadati, mäletate, oli sellised väljendid nagu tiiger ja ma ei tea, mis kõik öeldi selle Balti, et kiire kasv on ju. See oli kiire kasv, mida oodati, meil ju osteti siin ja ehitati suuri kaubanduskeskuseid ja meil oli siin väga värvikad tegelased olid, eks ole, kes tegid siin igasuguseid huvitavaid tehinguid, eks ole. Et see on muutunud ja samamoodi on muutunud tegelikult ka see investorite miks. Et seda käivet, millega siis osteti ja müüdi seda Hansapanka, seda tegid ikkagi välisfondid. Täna meil on, ta on umbes vastupidine täna, et meil on enamus kauplemiskäibest on kohalikud ja mitte lihtsalt kohalikud, aga enamus on ka jaeinvestorid. Et see ongi, et just sellist institutsionaalset välisfondi raha on see siia jäänud võrdlemisi vähe ja peamised põhjused minu jaoks ongi, et ettevõtete suurus esiteks, et miljard on selline, ütleme piiri peale juba, et saab midagi teha. Aga kui me räägime siin selline mõnesaja miljonilisest, et siis on juba väga, see ettevõte peab olema väga huvitav, et miks sa üldse seda hakkad analüüsima, eks? Ma ikkan need arvud vahele, et siis LHV market cap on suuruselt miljard, koguturg on 5 miljardit, nii et LHV on siis 20% vähemalt, Claude mulle niimoodi ütles. 20% jah, see on kogu börsist, aga võta nüüd see 5 miljardit ja pane tänasesse majanduskasvu, siis me saame 12, eks. Ehk et see osakaal, et kui palju täna börsi kaudu
käib investeerimist, kui palju börsil on noteeritud sellised Eesti majanduse vedureid, et see on kukkunud, ütleme kuskilt seal 40 pealt siis 12 peale. Aga nüüd ma ütlen, miks ma seda küsin, sest tegelikult see oli selle Hardo esimese küsimusega seotud, et miks välismaalased peaksid siia investeerima ja mul on selline tunne, kui ma vaatan, et tänaseks on nii palju kapitali akumuleerunud juba eestlaste kätte, et tegelikult me ei peaks küsima, kas välismaalased siia investeerivad, vaid kas eestlaste endi kapital jääb Eestisse ja miks ta jääma peaks. Ja suhtluses ettevõtjatega, ma arvan, see on üks fundamentaalne küsimus, et mida teha selleks, et meie endi kapital välja voolaks ja me räägime vabadest ressurssidest ikkagi miljardites ja miljardites. Sa küsid enda käest küsimuse, eks ole, mulle tundub, eks ole. Ja täpselt, absoluutselt. Aga ma olen tegelikult täiesti nõus, et meil tegelikult seda raha on ju päris palju, et kui vaadata, et mul just üks tuttav tuli tagasi Montroost, eks ole, Family Office sealt konverentsilt ja ütles, et kõik annavad aru, et Eesti on väga selge outlier, meil on kõige rohkem neid tehnoloogia miljardäre, eks ole, meil tegelikult raha on, eks ole, see on ükski. No mis mõttes meil on kõige rohkem, mis seda tööl, kõige rohkem tehnoloogia miljardäre? Võrreldes millega? No jah, eks ole, et per capita, eks ole, kui me vaatame ja nii edasi, et kui vaadata ja Forbesis näiteks, kui vaadata, et kas Forbesis on Läti-Leedu miljardäre, siis Forbes, kui ma viimati vaatasin, ma võin järgi vaadata, ei näidanud, eks ole, et seal on üldse miljardäre Lätis-Leedus, eks ole, Soomet ka on ainult 2 tükki või 3 tükki, eks ole, kui sa vaatad me oleme ikka väga selge outlier, aga miks me seda raha siis, Kristjan, eks ole, miks me siis seda raha kuidagi, kas meil on siis vähe ettevõtteid ja miks me seda tööle ei saa panna? No täpselt, aga ma arvan, see on juba järgmine küsimus, nii et ma ütleks, et täna võib-olla see küsimus, kas välisinvestor siia investeerib, on isegi vähem tähtis kui see, et meie endi raha on see siis eraisikute käes või pensionifondides näiteks, et ikkagi luua selline keskkond, et see tahad siin ettevõtlusega tegeleda, sest täpselt nagu sa, Anna, täitsa õigesti ütlesid, et see on küsimus, mis me esitame endale rahvusvahelise ettevõtnes, me tegutseme ka paljudes riikides, eks ju, et kui me järjekordse tehase või üksuse teeme, miks me selle siia peaksime tegema, miks me ei võiks seda teha näiteks ma ei tea, Saksamaale või Poolasse näiteks, kus on suur turg ja kõvasti tööjõudu saada. See küsimus on olemas ja kuna kapitalil on vaba liikumine, siis me esitame seda küsimust tõsiselt kogu aeg endale. Ma Kaarli käest küsiks sellist asja, et kui me vaatame seda kuvandit, mis Eestil maailmas on, et me oleme digiriik ja meil on palju ükssarvikuid suhteliselt, eriti per capita arvestuses, siis kui me vaatame Tallinna börsi koosseisu, siis seal tehnoloogia ettevõtted puhtalt ju polegi. Et miks selline vastuolu, et võiks ju eeldada, et meie suguse riigi börsil ongi kõik suured tehnoloogia ettevõtted, kui see on meie jaoks nii oluline majandusharu. Jah, ega meil ei ole, kui sa võtad nüüd laiemalt, ega need Eesti tehnoloogia ettevõtted ei ole ühelgi börsil, välja arvatud Wise. Nii palju, kui Wise on Eesti ettevõtted. Nad pole üldse avalikult noteeritud. Wise on ikka. Wise, aga ma võtan teisi. Ei, ma seda tahan öelda, et nad ei ole ühelgi börsil, et mitte lihtsalt nad ei ole meie börsil noteeritud, aga nad ei ole. Ja need põhjused on erinevad. Kas pole jõudnud, kas aeg pole õige, kas seal on muud mingisugused takistavad tegurid ja üks, millest ei saa üle ega ümber, on see, et nende suuruseks ole, mis on täna nii-öelda paberi peal. See on ainult Tallinna börsi jaoks liiga suur. Ehk et puhtalt selle mahu tõttu nad on sunnitud kaaluma ka teisi alternatiive. Mul eile oli just siin olid ühed välismaa tegelased, nendega oli see täpselt samal teemal juttu. Ja me oleme viimasel, ütleme, kuskil 4-5 aastat hoolega tööd teinud, et teha see võimalikult lihtsaks, et ettevõte saaks ennast noteerida mitmes kohas korraga. Seda nimetatakse topeltnoteerimiseks, see on tegelikult selline tehniline samm, aga ma arvan, et kui me siin, sa lubasid siin suure suuga, et me hakkame midagi lahendama ja pakkuma välja, et ma arvan, et see on, ja ma ei ole ju kuidagi üksi selle arvamusega, et ma arvan, et väga palju on tegelikult meie enda ettevõtjate käes. Ja ma ei taha kuidagi nüüd jääda börsi juurde kinni, aga kas meile meeldib või mitte, et börs on see, mille järgi väga palju vaadatakse maailmas seda, et milline see majandus seis on.
ja kes seal noteeritud on ja seetõttu need inimesed saavad ka osa sellest otseselt. Ja seetõttu, mis ma mõtlen sellega, et palju on inimeste käes, et kui me mõtleme nende ükssarvikute peale või muidu suurte ettevõtete peale, kes täna kaaluvad, et jah, Eesti jääb üksi liiga väikseks, et siin on, ma arvan, et tuleks teha kõik endast olenev, et need topeltnoteeringud tehakse Eestisse. Et see on oluline nagu väga mitmes mõtmes, ma ei taha nagu kõikide nende tehniliste nüansside juurde isegi peatuda, aga see on see, mis aitaks nagu päriselt ka siis kinnitada seda hüpoteesi, et meil on need ettevõtted ja nad on ka noteeritud siin, et miks peaks üldse olema kuskil mujal noteeritud, välja, kui me jätame selle suuruse kõrvale ja ma lihtsalt väga, väga lühidalt ütlen, et miks ma pean seda nii tohutult oluliseks. Maailmas kõiki riike klassifitseeritakse, pannakse nüüd 3 sellisesse kasti, et nad kas on arenenud ehk et developed, siis on emerging ehk et nagu meie regiooni vaadati siin vähemalt mõni aeg tagasi, ja siis on frontier. Ja frontier on ääremaa, mida peetakse siis riskantseks, seal on korruptsioon tõenäoliselt suurem ja siis nendelt ettevõtetelt eeldatakse, et neid saab siis discountiga või mingisuguse allahindlusega osta. Või et siis oodatakse sealt mingit suuremat tulu. Meie istume seal frontieris lihtsalt suuruse tõttu ja meil on vaja liigutada Eesti regioonina sinna järgmisesse astmesse ja sinna on vaja mahtu. Et see maht on vaja tuua siia ja siin, ütleme, ma liiga palju rohkem tehniliseks ei tahagi minna. Ja ma korra siis vaatasin data üle, et on siis online'is on võimalik vaadata Forbesist miljardäride seda nimekirja. Eestis on siis 2 tükki, Hinrikus Käärman. Nad ei ole küll Eestis listitud, aga teoreetiliselt võiks küsida, et kui nad oleksid, kui tuur väärtus oleks. Soomes on kõik vanamajandus, ühtegi uut ei ole, Lätis, Leedus ühtegi ei näita, Läti, Leedu selles nimekirjas ei figureeri, Poolat vaadates ka majamajandust, esimene koht, kus sarnane sektor tuleb, on siis Rootsi, kus Taani ja Lekil on, näitab siin praegu nagu 10 miljardit Spotify'st, eks ole, ja siis viimasena, et kui me nüüd mõtleme, et Jaan Tallinn väidetavalt teha eeldus, et tal on 1% Antroopikust, eks ole, siis Antroopik on täna nagu triljon, eks ole, siis sealt tuleb ka võib-olla 10 miljardit midagi sarnast välja. Ja aga need on ka, sul on avalikud, on ju, et tegelikult Leedus tõenäoliselt paberi peal on neid miljardere küll. Ei seda küll, aga ma ütlengi, et aga lõpuks, eks ole, palju varjatud on, et see huvi ongi see, et mis majandust edasi viib, on ikkagi reeglina ongi täpselt see avatus ja sul on võimalik investeerida, kui me tahame raha käima panna. Võib-olla siia paneks ka selle ikkagi rahvusvahelise konteksti, et meil on tegelikult kogu Euroopa probleem. Ja me peame sellest ka aru saama, et täna räägid inimestega ja öeldakse, et Londoni börs on surnud. Siin ei tasu midagi viia, kõik tuleb New Yorgist teha. Eile oli Ain Raid, siis tegi oma siis IPO New Yorgi börsil, mis on siis Rootsi ettevõte tegelikult, kus on juhuslikult ka siis üks Eesti nõukogu liige, et seetõttu ma hoidsin ennast hästi kursis, aga lõpuks nad lõpetasid siis New Yorgi börsil, eks ju. Tervitame ka Marek Kiisat. Ja tervitame Marek Kiisat siis ja õnnitleme teda sellise suure saavutuse puhul, sai kella helistada. Just. Aga see on tegelikult sümptomaatiline näide ja vaadates, kus nüüd tulevad kõik vähegi sellised globaalselt huvitavad uued siis esmasemissioonid, siis see on paraku Ameerika Ühendriigid, et see on see, kus toimub tegevus ja et me natuke peame ennast panema ka nüüd sellesse konteksti, et Euroopa on ka hädas tervikuna võrreldes Ameerika Ühendriikidega. Ja Euroopa, kui ma tohin siia juurde öelda, et me oleme ise lihtsalt tööalaselt hästi seotud aastaid juba, et nüüd Euroopa Komisjon, mulle tundub, et on nüüd aru saanud uuesti sellest, et konkurentsivõime seisukohalt on kapitalituru toimimine nagu kriitilise tähtsusega. Ja seal püütakse seda hoolega lahendada ja nüüd mulle tõesti näib, et nad on aru saanud sellest, et mismoodi see kapitaliturg töötab, et meil on 27 riiki, et mis see tähendab, et kui me tahame aktsiaid müüa ja osta teisest riigist, et kuidas nad peavad liikuma. Ehk et see nii-öelda see torumajandus seal all, mitte lihtsalt need börsid, aga need settlement, see on see, mis täna takistab seda. Ja seda üritatakse lahendada ja lihtsalt selle jutu lõpuks, et miks minnakse USA-sse, et USA buumib täna. Et põhjuseid ei ole tähtsad, et USA buumib, kõik soovivad sellest kasvust osa saada. Ja ka see ei ole mingisugune
ütleme, see viimase 3 aasta teema, kus see AI hakkas minema, et kui sa vaatad nagu natukene isegi ajas tagasi, et kui palju on üldse Euroopas suuri ettevõtteid, võtame kas kui top 50. Viimati ma vaatasin, Euroopa ettevõtteid on 7 seal. Ehk et ta hakkab sealt pihta ja siis me võime öelda, et okei, me tõmbame nüüd piiri kas top 50 või top 100 või top 1000, aga siis jääb mingisugune Ida-Euroopa, Eesti, Läti, Leedu, nad jäävad sinna täitsa alla ja siis ongi küsimus, et aga kas me nüüd peame siis võtma nagu valge lina ümber ja minema kaevama endale metsaaugu, et me oleme nii väikesed. Ma väidan, et ei, eks. Et meil on vaja nagu väga kõvasti tööd teha, et ennast suuremaks kasvatada nii oma ettevõtted kui oma majandust. No, aga kui siis tuua selline kontraarian argument, et aga mis seal siis vahet on, eks ole, minu teada seal kusagil USA börsist, eurooplased omavad vist 20-30%, võib-olla sa pead täpselt, ma olen nüüd üle vaadanud, ma saan siit järgi vaadata. Eestis ka nii palju, kui ma kolleegidega räägin, eks ole, kõik ütlevad, SP500 läheb, eks ole, et kui ameeriklased seal kõvasti tööd teevad ja meid rikkamaks teevad, eks ole, mis seal siis nagu vahet on, võiks küsida, eks ole, et tagu kapitali üle turgu, et kui me siin, eks ole, kõik Eestis rõõmsad sinna investeerime, eks ole, jõukamaks saame, las need ameeriklased rabelevad seal, eks ole, me siin rahulikult tahame oma asja, eks ole, käime metsas, eks ole, et korjame marju, eks ole, et seeni, eks ole, tegeleme mingi muu asjaga. No, kui sa siis üldse nagu tegelikult selline üldine selline narratiiv ju ka praegu, miks see investeerimine, ütleme tegelikult ju reaalselt, kui palgatöö võtta nagu jätta kõrvale, et ilmselt palgatööga rikkaks saada on üsna võimatu. Aga ongi 2 võimalust, kas sa oled investor või sa oled ettevõtja, eks ole, et 2 võimalust, kuidas sa nagu reaalselt võiks rikkaks saada. Et ettevõtja tee on ju oluliselt töömahukam ja stressi rohkem, et see investori tee tundub olevat vähemalt nagu pealtnäha palju nagu sujuvam, eks ole, vähem vaevanõudev. Ja tegelikult täna ju ka väga palju selline üldine narratiiv on see, et see kõik see finantsvabadus ja kõik sinna juurde kuuluv, et tegelikult väga paljude noorte jaoks selle asemel, et hakata mingisugust oma pagari töökoda või turul kurke müüma, selle asemel on ju mõtet investeerida, et palju nagu tubane puhas töö. Rootslased teevad, eks ole, toimetavad seal midagi. Jah. Et kas see ei ole natukene ohtlik, ma ütlen seesama näide ka, et mis me siin tööd teeme, et kui Anthropic börsile ostame kõik Anthropicu aktsiad, et üsna nagu kindel värk on ju, et kasvatame siin kogu ühiskonna rikkus selle läbi ja ei ole vaja ise nii-öelda käsi mullaseks teha. Fondi, eks ole, paneme siin. Jah, et see nagu natukene võib-olla on selline riskantne tee, et see oluline on jah, võib-olla öelda, et millal me seda saadet salvestame, aasta on 2026, 11. juuni, kui näib, et investeerimine on maru lihtne ja tasuks panna kõik raha Anthropicusele. Et see ei ole investeerimisnõu, peab muidugi ütlema, aga sellel on ju nagu igasugused sellised buumi ja mulli tunnused on ju. Mida ma ütlen, et on, aga meil on selgelt tekkinud, ma arvan, et see, et me täna räägime sellest, kas on või ei ole, ütleb seda, et ei ole. Et sinna täna selgelt nagu raha sisse läheb. Ütleme, ajaloo huvilistel tasub nagu vaadata, et mis toimus siis, kui oli interneti mull. Ja mis sellest saanud on tänaseks, et aastal 2000 kuskil tundus, et kõik, kui sa panedki .com, paned oma nimele lõppu, on ju, et kõik müüb. Häda oli selles, et interneti kasutajaid oli selleks ajaks umbes 100 miljonit maailmas. Kujutate ette seda või? Et sul oli interneti mull ja inimesed tormasid sinna nendes ettevõtetes, aga kasutajaid polnud, use case'i polnud. Kas Google oli olemas juba siis või? Google tuli olemas, tuli börsile peale seda mulli. Yahoo oli olemas. Enne seda mulli jõudis börsile tulla Amazon, mis peaks olema üks parimaid otsuseid üldse, et kui sa Amazoni panid alguses raha, see on täna sulle toonud 2 miljonit % vist tootlust. Mis ma tahan vaadata huvi pärast. Ma räägin lihtsalt, et kui toona, kui sa elasid siis, ma arvan, et me oleks rääkinud umbes sama juttu siin. Mis mõtet on üldse tööd teha, me paneme interneti ettevõtetesse raha. Enamus kaotas kogu oma raha. Täna, Kristjan kindlasti teab Sequoia Capital. Sequoia Capital on selline kvaliteedimärk, et kui sa oled selline alustav või kiiresti kasvav tehnoloogia ettevõte, sa tahad, et Sequoia oleks sinu investor. Sequoia Capital läks peaaegu pankrotti interneti mullis. Ta kaasas raha umbes 500 miljonit, võib-olla oli mõni 100 rohkem, eks ole, ja kaotas praktiliselt kõik investeeringud, mis ta tegi, ebaõnnestusid välja arvatud üks. Ja sa ju nimetasid juba seda, et see oli Google. Ja Google tõi talle 100x või 100 korda raha tagasi. Et see oli see, et mismoodi siis
spetsialiseeritud ettevõte oleks läinud sisuliselt pankrotti selles mullis. Ja ma vaatasin järgi, et ma nüüd protsentisid kätte kohe ei saanud, aga Amazon tuli turule 97, market cap oli tollel hetkel 1,4 miljardit ja tänaseks ta on siis 2,6 miljardit. Esimese aastaga läks üles 1000%, siis tuli natukene küll nagu alla, aga jah, et juba esimese paari aastaga on see tootlus ta ikkagi küünib, ma pean järgi arvutama. On ju, ja Google tuli peale seda ja on ka täna üks suuremaid, aga mis on selle asja mõte, miks ma sellest vanast asjast räägin, on see, et kui sa nüüd vead selle natukene pikemaks selle graafiku, siis sa praktiliselt ei näe, kui tõmbad tänase päevani välja selle, sa sisuliselt ei näe seda mulli. See läks püstloodis üles ja tuli püstloodis alla. Täna on ta selline väike mügarik, on ju, me räägime, see on Nasdaq 100 indeks, eks, mida selle SP500 juures jälgitakse võib-olla kõige rohkem. Ehk et nüüd sa vaatad, mismoodi ta üles kerib. Selle trajektoori juures see interneti mull või see mügarik on ju, tundub, et kas seal üldse midagi oli? Aga anname ikka sõna nüüd Kristjanile, et nüüd me oleme nagu börsi juures olnud, aga sina teed neid päris investeeringuid ja nüüd sa teed investeeringuid, eks ole, et Eestis, Lätis, Leedus, sul on vist Soomes ka. Ja meil on igal pool nagu laialt, aga miks sa siis nüüd õigusta ennast, eks ole? Ei olegi vaja õigustada, me tõstatasime küsimuse ja nüüd Hardo uuesti tõstatas seda nagu väikeinvestori seisukohalt, eks ju, et aga miks ma peaksin üldse panema midagi Eesti majandusse või ka üldse Euroopa indeksitesse, sest kui sa võrdled Euroopa indeksid versus Ameerika Ühendriikide indeksid, siis on ka neid, kes ütlevad, et naljad, et Euroopas ei tohiks ühtegi penni panna. Ja ma ütlesin, miks peaks üldse oma ettevõtet tegema, mis on kohutavalt stressirohke ja raske töö, et parem ma istun õhtuti natuke arvuti taga ja investeerin, eks ole. Absoluutselt, aga see on ju inimeste vaba valik, et võibki ju niimoodi mõelda, et selles mõttes sul pole ühtegi või veel enam, Anna ütles, et miks meil peaks üldse majandust olema, me võime ju siin metsas istuda ja marju süüa, eks ju, et meil pole üldse majandust vaja. Retooriline küsimus. Jaa, aga tegelikult sa võid ju ka niimoodi mõelda, sest et sul on ju vahel öeldakse, et tark inimene ongi see, kes istub räbalates seal kõrgel mäe otsas ja filosofeerib ja ei kogu endale vara, eks ju, ja siis tema on see tõeliselt tark inimene. Et ega see on selline filosoofiline küsimus. Aga kui me tuleme siis teema juurde ja oletame siis, et Eesti majanduse konkurentsivõime on mingit pidi oluline eestlastele, Eesti rahvale, kes siin elavad, siis me satume hoopis uude dimensiooni, et siis see, et kas keegi eraisikuna tahab seal mäe otsas istuda, see marju süüa, eks siis see nagu kukub ära. See hõikaks vahele, et kõik psühholoogia uuringud ikkagi näitavad, et rohkem raha annab sulle rohkem õnne. Et see väide, eks ole, tänapäeva psühholoogia järgi, et sa istud mäe otsas ja mediteerid ja sul pappi ei ole, et kindlasti mõnedele inimestele see sobib, aga tegelikult kaasa psühholoogia seda on olnud hästi palju pappi, kui ära tüdivad sellest, et kõik need, kes räägivad, et raha pole tähtis, on tavaliselt need, kellel on hästi palju raha, eks ole, et need, kel vähe raha on, niisugust juttu ei räägi. Aga see asi, et tegelikult, millega Kaarel viitas, tegelikult see ambitsioonikuse küsimus, et me räägime küll Eestist, aga tegelikult ju väga lihtne on öelda, et mis Eestit, me oleme osa Euroopa Liidust, et see on piiri suur majandustsoon, väga rikas, et mis siin viga, et aja piiri ülest äri, et sul on, palju see on 400 miljonit on turg, eks ole, et suurepärane võimalus, et ei ole ühtegi vabandust, mis väike riik midagi, et meil on nagu väga head võimalused. Et tegelikult nagu mulle tundub, et siin on ikkagi mingisugune põlvkondade vahetuse probleem ka täna, et need, kes 90-ndatel hakkasid äri ajama ja ehitasid edukaid ettevõtted, need on mingil määral kas väsinud või on saavutanud selle, mis nad soovisid, mitte kõik, aga siis osa. Ja tegelikult neil ei ole võib-olla seda nälga, et miks nad peaks neid suuri riske võtma veel suuremaks ja siis uut põlvkonda pole veel võib-olla piisavalt peale tulnud või ei ole neid väärtuseid. Jah, aga ma ei tea, ma nüüd uuringutega kohe ei oska öelda, aga et see on väga loogiline, et kui sa ütleb, et esimene põlvkond hakkab ettevõtjatest, et kui see jõukus kasvab, eks ole, siis ta järjest rohkem nihkub investori poole ju nagu kaldu. Et sul neid ettevõtjaid võib-olla, eks ole, et ega meil 90-ndatel aastatel sa ei saanudki nagu väga investor olla, eks ole, küsida, et mida sa ostsid 2 miljoni eest, ostsid Tartu õlletehase või Tallinna farmaatsiatehase või mis tollel ajal oli kättesaadav, see ei olnud nagu tõsiselt võetav ikkagi. See oli nende inimeste jaoks, kes ta erastasid, et oli tõsiselt võetav business, aga ega ta nüüd selline väga
väga nagu suur asi ei olnud ja kui sa sealt edasi mõtled, et mille peal USA siis toimib, eks ole, et USA osas öeldakse ju ka, veel kord, et ta töötab ikkagi immigrantide pealt. Kui sa vaatad, et tegelikult, et indialased ja kõik need, kes sealt suurt rikkusi nagu loovad. Et eks ole, et ameeriklane on investor ja need, kes siis seda ettevõtlust teevad, on ikkagi pigem ütleme, et 50, 60, 70% nagu sisse. No see on nagu analoog, et meil olid 90-ndatel inimesed, kes olid vaesusest tulnud, kellel polnud midagi ja nad nägid meeletut võimalust, eks ole. Nüüd Ameerikasse tulevad inimesed Indiast ja mujalt samamoodi vaesusest ja nad näevad meeletut võimalusi ja on valmis selle nimel siis panustama, et sellest oma vaesuse lõksust välja tulla, eks ole. Ta on sisemine motivatsioon. On põlemine nälg, eks ole, jah, et küsimus on meil, kas meil on neid inimesi piisavalt ja kui selgub, et nagu demograafiaga nii nagu on, äkki peaks need kõigil on ilmselt lapsed, võtame lapsed ette, eks ole, küsime sellised karmid küsimused, vahetame teemat, eks ole, et oma laste pealt, eks ole, kas teil on see nälg, eks ole? Ja minu poeg on startupper, nii et ma pakun aga ma võtaks korra selle sama perspektiivi, et veel kord see väike investeerimine, et kas kuhu panna, siin igaüks võib ise otsustada, aga kui me räägime konkurentsivõime tekitamisest, ma võtan kunagi oli selline suur teos, oli see Competitive Advantages of Nations, kui sa mäletad, kus siis analüüsiti, kuidas nagu aastasadadega tekivad näiteks mingi Saksamaa või mingi riigi konkurentsieelised, eks ju. Ja konkurentsieelis ei saa olla sul odav kulu väga pikaajalises perspektiivis, eks ju, tootmiskulu. See saab mõnda aega olla, aga see kaob kindlasti ära. Et ikkagi see on innovatsioon, see on tihti tehniliselt keerukad lahendused, kus sa siis hoiad väga pikalt sellist, ütleme siis turuliidri positsiooni, et sa suudad nagu kogu aeg käia turust ees. Ja täpselt see klassikaline näide, mida öeldakse selle kohta, on ikkagi see Saksamaa kutseharidussüsteem, eks ole, et ja siis kõik tulevad delegatsioonid saabuvad, Eestist on ka käinud, eks ole, et üritatakse kopeerida, aga siis selgub, et see on mingi 500-aastane institutsioon, ja mille pärast ta töötab, et minu arusaama kohaselt seal kolmandik on seal kohalik kaubandustöötsuskoda, kolmandik on riik ja kolmandik on mingi, ütleme, et kohalik omavalitsus ja seda väga raske peaaegu võimatu kopeerida, sellepärast see tuleb sellest keskaegsest tsunftisüsteemist. Samas on mõned riigid nagu Singapur ja Lõuna-Korea ja Taiwan on suutnud rikkusi üles ehitada nii umbes 50-aastase perioodiga. Korea näiteks, mis oli 80-ndatel veel väga vaene, eks ole, ülimalt vaene. Ja seal on ka muidugi, et Singapuris on selgelt see geograafiline eelis, eks ole, mis võiks Eestil, kui Venemaa oleks normaalne riik, siis me võiks olla Singapur, me oleksime ju nii-öelda ristteel, et suurepärane logistikakeskus. Kahjuks nii ei ole. Tahaks kommenteerida natukene seda Koread ja enne ma õiendaks selle investeerimise asja, võtaks niimoodi kokku selle, et väikeste summadega investeerimine peaks hakkama pihta, ütleme, sellest ajast, kas me kogume oma lapsele või ei kogu, on ju. Aga selles hetkes, kui ta ise hakkab raha teenima, seda ei ole võimalik nagu üle tähtsustada. Ja see ei puutu asjasse, et kas see läheb indeksfondi, väiksed summad pidevalt pikka aega, see on aastasadadega tõenstanud ennast, et see on viis edasi. Sa ei pruugi saada miljardäriks sellega ja sa ei saagi sellega miljardäriks. Et seal on see, et kas sul see ettevõtluskeen on või mitte on. Aga see, et ma väidan, et 99% inimestest suudab ära kulutada kogu oma raha, mis ta teenib. Isegi rohkem. Ja isegi rohkem. Sealt ei ole, aga kui sa hakkad niimoodi mõtlema, et me räägime mingisugusest 50 eurost või 100 eurost ja sa paned selle kuskil 10-20 aasta peale ja lased liitintressi lihtsalt tööl hakata, et ma arvan, seda ei saa piisavalt õpetada koolis, et see on ülioluline, et teha see selgeks, et me ei räägi säästmisest, vaid me räägime investeerimisest ja laiapõhjalisest, et need võimalused täna on megad olemas. Koreast lihtsalt kiire repliik, et me käisime 2019 Koreas ja seal oli hästi kõrgel tasemel võeti meid vastu. Ja meid siis veeti läbi kogu selle, ütleme, finantskeskkonna, siis kogu kapitaliturg. Alates siis selles näidati, mismoodi rahastatakse nende iduettevõtteid, natukene riskantsemaid ettevõtteid, kuidas erakapital töötab, lõpetades siis börsidega, mida oli ka seal mitu tükki, et olid alternatiivsed ja olid siis suured börsid. Ja mis on seal oli huvitav, et seal on üks organ, kes vastutab selle eest. Mis te arvate, kes organ on? Ma olin täiesti üllatunud. See on regulaator. See on meie mõttes finantsinspektsioon, kellele alluvad sisuliselt kõik need siis ettevõtete rahastamiseks üliolulised komponendid.
ehk et seal on kõik on läbi mõeldud, et see, kui see ettevõtja nüüd hakkab tegutsema, et mismoodi see rahastus töötab. Ja seda nimetatakse, et see on üks kõige likviidsemaid siis piirkondi selles Aasia kohas, et vaata, see on mega oluline. Aga kas on soovitus Eestile nüüd niimoodi teha? Või? Ei, see, et me peaksime selle kopeerima üksüheselt Finantsinspektsiooni alla, ma arvan, Euroopa mõttes see ei ole mõeldav. Küll aga mõista seda, et seda peab vaatama tervikuna. Et mismoodi me teeme enda riigis maksimaalselt lihtsaks sellel ettevõttel kasvada kuniks kõik on ühel meelel, et vaat nüüd enam ei saa, vaat nüüd me peame minema välja. Meil ei ole seda. Euroopas ei ole seda. Euroopas on... Aga mõtlengi, et ütleme, et kui need arengumajandusteadlasi vaadata, mida nad seletavad, ütledki, et Aasial oli väga selgelt oma mudel. Meil Euroopas on oma mudel, eks ole. Näiteks Euroopa mudel ongi see tsunft ja omavahel võitlemine ja minu arusaama kohaselt, eks ole, selline nagistamine ja eks ole, sellised pikaajalised traditsioonid, et ega seda raske defineerida, eks ole. Sõda on pole ju väga ammu läbi saanud, et pole ime. Sõdivadki, eks ole, see on maailma sõjakam rahvus, või maailma sõjakam, ütleme, kontinent, minu arusaama kohaselt, et näiteks, mis Aafrikas toimub, me just tegime eelmise saate Aafrikas, mis on Aafrika argument, ongi see, et Aafrika nüüd käib praegu läbi selle Euroopa sõjanduse tsükli, eks ole, et eurooplased selleks, et need piirid paika saada, on sõdinud 300-400 aastat, et saada oma piirid paika, eks ole, et Aafrika praegu sõdib. Sa oled täitsa kindel, et Saksamaa ja Prantsusmaa enam kunagi sõtta ei lähe oma vahel või? Et kui me siin juba Anthropiku edu ennustasime, siis teeme selle kohta ka panused. Aga tegelikult, et kuidas me siis, kui sa küsid, mis Euroopa mudel on, aga see on väga relevantne küsimus, et näiteks minu arvates, mis on Baltikumi nagu põhiline, nagu ütleme, et kasutegu ongi see, et sa võrdad ennast lätlaste leedukatega, tahad parem olla. Ma ei tea, kas sa nüüd, Kristjan, kinnitad seda või ümber, eks ole, aga milleks Baltikumist rääkida ongi see, et sul on sarnased riigid, eks ole, et mina tahan küll pigem nagu võita, mitte kaotada, ma tahan ikka küll parem olla. Ma tulen selle konkurentsivõime juurde, siis ma saan aru, see on üks tänase selle vestluse läbiv teema, et tegelikult see, et sa oled Lätist ja Leedust parem, sellest on ikka väga vähe, et sa peaksid ikka globaalselt olema konkurentsivõimeline. Ja see on tegelikult põhimurekoht, mida ma pean kogu aeg jälgima, et kas meie tehnoloogiad on globaalselt konkurentsivõimelised, isegi kui me müüme oma lahendusi ainult piirkondlikult. Sest kui ta ei ole globaalselt konkurentsivõimeline, kuskil on nagu odavam... See hiinlasega konkureerib. No just, kui sul on näiteks odavam või parem lahendus ja see hiinlane saab siin müüa oma lahendust, eks ju, siis sa lähed sellega kaasa, või sa müüdki seda sama Hiina lahendust siis, sest et see on kõige odavam ja kõige konkurentsivõimelisem lahendus. Ega täpselt nii ongi. Ja see on ka põhjus, miks meil on toimunud siis deindustrialiseerimine Saksamaal ja Prantsusmaal ja kogu Euroopas. Tööstus on siit ära kolinud ja tagasi selle tulek on ikka üks väga, väga raske teema, et nüüd Ameerikas on ka see teema üles võetud, sest seal on ju samamoodi läbitud see deindustrialiseerimistsükkel. Aga kas nüüd need meetmed, mida nad seal rakendavad, kas need saavad ka edukad olema, raske öelda. Aga pikas plaanis ma näen, et see on tegelikult ikkagi probleem. Et tööstus on siit piirkonnast ära kolinud või kolimas või ei ole siin konkurentsivõimeline. Väga õige. Miks see niimoodi on juhtunud? Üks on see, et on püütud leida soodsamat võimalust, eks ole. Vaata, Apple'i juht on ise öelnud, et Hiinas ei tehta enam sellepärast ammu, et on soodsam, aga et seal on päris know-how, on ju. Aga mina väidan, et ikka Euroopa poliitikud on ikkagi selle nüüd ära ajanud ka siit viimase 10 aastaga oma selle rohepoliitikaga. Ja ma arvan, et väga paljud, kes nagu kiruvad seda, ma arvan, paljudel lihtsalt Trump ei meeldi, et mis iganes ta teeb, on ju, et hea nagu vinguda, on ju, aga ma arvan, väga paljud ei saa üldse aru sellest, et miks ta üritab seda tööstust tagasi tuua, on ju, tuuaks mingid lollakaid näiteid, et kes tahab hakata mingit naigi tosse tegema siin, on ju. Ta asi pole üldse selles. Ja ma arvan, et see on täpselt sama probleem on ka Euroopas, kui me ise ei oska midagi teha enam. Et me viime nagu know-how ju ka tegelikult Hiinast ära, et mis asja me siin üldse teeme. Ja me ei pea hakkama kõiki asju valmistama siin, eks ole. Plastiktopse või mida iganes on. Et me peaks suutma enda konkurentsivõime jaoks olulisi asju, kriitilise tähtsusega asju toota. Et täna ju me käib mingi lolli mängimine. Et igasugune see
tehnoloogia, me kõik saame aru, et see tuleb Hiinast, on ju, et see sõltuvus, eks ole, meil on nagu totaalne, on ühest piirkonnast ja see nüüd, et üritaks kokku leppida siis, ja ma arvan, et seda ei ole võimalik kokku leppida nagu piir terves Euroopas, et mis on need konkurentsi eelised, eks ole, aga igal piirkonnal ma väidan, et on need olemas. Nojah, et kui mingi eks ole tehas teha, siis on nagu päris huvitav, me teeme siin Eestis tehase ja siis ega see tehas ei ole, sul on seal sadu inimesi, mina ei ole ühtegi projekti näinud, kus neid töötajaid oleks üle 50 väga, nad kipuvad olema siia jäävad ja need 50 ka võib-olla seal tehase pinkide juures on mingi 10-20 tükki, eks ole, et kipub olema. No siis sul on mingi tehas, eks ole, ja siis seal tehases on mingid robotid, mis on tehtud Hiinas, tegelikult töötavad, eks ole, ja nüüd nende robotitel on tarkvara, mis on tehtud USAs. Ja siis me kutsume seda nagu tootmiseks, see paneb ka natukene nagu kukalt kratsima, et kas on see päris see tootmine, mida me tahame, aga mina kindlasti olen tootmise poolt, et vaadata ameeriklaste argumenti, mida see poliitiliselt öeldakse, on 2 argumenti. Esiteks, sul on tootmisele väga raske näha alternatiivset regionaalpoliitikat, et kui sa tootmise välja võtad, see on ikkagi väga suur regionaalpoliitiline instrument, Tallinna linnas keegi seda ei taha, kui sa tahad, inimesed maal oleksid, mis väheseid võimalusi on tootmine, sinna lubatakse nagu teha. Ja teine asi on ikkagi see, et väga paljudele inimestele sobib käeline tegevus. Kui sa neile seda käelist tegevust ei paku, eks ole, siis sa sunnid neid, eks ole, et istuma siin arvuti taga, see lihtsalt neile ei sobi. Mul oli üks huvitav kohtumine alles väga hiljuti. Üks välispankur ja tema ütles sellise huvitava asja, et ta käis Hiinas, ta on töötanud seal päris pikalt ja tõi sellise näite nagu G3. Mis see G3 tähendab? Et on G1 ja G2 on siis USA ja Hiina. Et mida vaja oleks G3, et G3 on Euroopa. Et see oleks selline nagu maailma kontekstis, ja seda olid hiinakad ise öelnud, et kui ei ole kuhugi nagu müüa asju, et on ka nagu kehv, on ju. Et ma arvan... kasvav majandus oli mingi teke. Kõvasti võstab kaupa. Pidi olema, jah. Aga ma arvan, see mõttena oli päris huvitav, et sellised suured vastasseisud, nagu see USA-Hiina täna on, et Euroopa kuidagi nagu vaatab seda kõike pealt, on ju, ja lihtsalt nagu käigu pealt vahetab nagu ühte sõltuvust teise vastu, on ju, ja ma arvan, see ei vii edasi, aga mingisuguseid, kuidas sa selle fragmenteerituse 27 riigi juures nagu ära lahendad, aga minu arvates ongi probleem, et me üritame seda ühtset lahendust leida, aga me peaksime küsima, et see 27 riik, eks ole, et riiki on ju konkurents, eks ole, mis öeldakse, et Hiina majandusmudel ka, et ega seal keegi väidetavalt ju väga palju raha ei teeni, eks ole, see autotööstuses on ka selline cutthroat nagu konkurents, eks ole, et Hiina mudel on tegelikult väga madala marginaalidega väga karm konkurents, eks ole, sa võid teistpidi küsida, et mis siis selle 27 riigi eelis on, eks ole, see, et me teeme siia ühtse, eks ole, et Euroopa Liidu, mina sellesse küll ei usu, et nüüd, eks ole, sakslasid see täpselt sama küsimus, sakslased, prantslased hakkavad üksteist armastama ja kallistavad üksteist hommikust õhtuni, aga siis kasutaks seda konkurentsi kuidagi nii positiivselt ära, et me ei peaks jällegi seal mingid rakette üksteise suunas. Samas investorid on liikunud Euroopas selles suunas, et kui ma võtan näiteks IIF-i, et kui nad olid väga regionaalsed aastaid tagasi, siis mingi paar aastat tagasi käis ära selline muutus ja nende uued näiteks fondid on tehtud ainult pan-Euroopa, et kogu Euroopa korraga. Ehk nad vähendavad seda Euroopa regionaalsust. Neil oli kuni selleni, et sul oli eri maakondade jaoks, Prantsusmaal olid eraldi fondid, need siis võtnud ka omavahel kokku leppida, rääkimata veel tervest riigist, eks. Aga et nüüd nad on võtnud sellise pan-Euroopa vaate, mida rohkem sa räägi investoritega ja nüüd ma ei räägi sellistest mitmemiljardistest fondidest, mis on oma olemuselt juba pan-regionaalsed, aga isegi kui teed väiksema erakapitalifondi näiteks sellise miljardise, isegi siis sa enamasti paned juba geograafiaks Euroopa ja sinu eelised saavad olema, et sa tunned mingisugust eriala, sul on mingid tehnoloogiate kompetentsi investorina, sa ehitad millegi peale, aga sa järjest vähem seod neid geograafilisi piire, mis olid, et teeme ainult Skandinaavias, teeme ainult Baltikumis, sul järjest enam, ütleme, kaob nagu minevikku see geograafia ja mingis mõttes see ei ole kindlasti täiesti võrreldav, aga juba rohkem võrreldav siis Ameerika
nagu erinevate Ühendriikidega, eks ju, kelle vahel on ka konkurents ja kus on ka veel erinevad seadused. Täpselt, kõik lähevad Californiast ära Texasesse. No näiteks, jah. Kui nüüd tulla korraks Eesti juurde tagasi, et kui me mõtleme ikkagi nende meie konkurentsieeliste peale, et Eesti ei saa kunagi Hiina olema, et me oleme väike, eks ole, et väikestel on ka oma eelised, et see on agiilsus ja Eesti saaks olla nagu mingil määral labor, nagu me oleme digiriigi ehitamisel ju ka olnud, et digiriiki ehitada Eesti-suguses kohas on oluliselt lihtsam kui suures riigis, eks ole, kus kõik võtab aega. Et tegelikult kui need, mis meil on juba täna käes, et see sama digiriik, väike, paindlik, ikkagi meil on päris hea maine maailmas täna, aga mulle tundub, et täna see bürokraatia ja ülereguleerimine hakkab seda nagu ähvardama või takistama, et tegelikult Eesti võiks olla maailma innovatsioonilabor nagu mitmes mõttes, aga see eeldaks seda, et meil oleks ka selline üldine soov ja võimalused, et ei veeretatakse igasuguseid regulatiivseid takistusi ette ja samamoodi seesama nagu ühiskonna valmisolek suhtuda võib-olla ka läbikukkumistesse, sest paratamatult innovatsioonilaboriga ju kaasneb see, et kõik ei õnnestu, et see ei oleks nagu ühesõnaga selline mentaliteet, et me oleme innovatiivne, väike, agiilne, et see võiks olla ikkagi see tugev konkurentsieelis. Nojah, ma kõigepealt laseks selle nagu natukene nagu auklikuks ja siis keegi võib-olla teist kahest nagu kaitseb seda. Minul sellest isiklikult nagu väga usku ei ole. Et kui vaadata, et kuna me neid reforme tegime, eks ole, et 90-ndatel ja 0-ndatel, eks ole, et sul ei olnud nagu noortel inimestel, mis oli väljund, eks ole, sa oled riigis teha midagi suurt. Täna, kui sa tahad midagi suurt teha, mida sa teed, et sa lähed riiki või lähed kusagile mingisse inspektsiooni või lähed ministeeriumisse või lähed linnavalitsusse või mida suurt sa seal teed, eks ole, mis on võimalik, et minu arvates on ka, sa lähed ikkagi mingisse start-upi, üritad nagu maailma muuta, eks ole, kui sa vaatad sellisest, tuled nagu inimlikust motivatsioonist, eks ole, et riigi tasemel midagi muuta, eks ole, kunagi Arto Pajula ütles väga hästi, et ülikooli reformimine on nagu surnuaia ümberkolimine, et see on väga raske nagu teha, et mina nagu ütleksin, et see on selline mugav ja hea narratiiv, aga me peaksime meil endale mingi uue narratiivi, leidma, et kõik see tore jutt, et me saame siin midagi riigis ja kõike teha ja kindlasti on seda võimalik, aga mina oleks nagu suhteliselt skeptiline selles osas. Ma arvan, me peaks kõigepealt, ma arvan, lodevaks nii füüsilises kui vaimses mõttes on teinud võib-olla selline mugav elu Euroopa mõttes. Minu meelest meile see 35 aastat ei tohiks olla seda tekitanud, aga näe on. Me ei ole ühtegi sõna rääkinud seda AI-st, võib-olla see peaks olema eraldi saade lausa, aga mulle näib, et need arengud, mis seal nagu praegu toimuvad, võivad tähendada seda, et kogu see haridussüsteem on päris mitu aastat juba ajale jalgu jäänud, et mida seal õpetatakse. Jällegi, mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas on ju. Et mis asja me näiteks, mul on vanem laps on 18 on ju. Kui mõtleme tänased 18, 19, 20, et mis töösoovitusi sa annad on ju. Et kui me mõtleme selle ettevõtluse peale, ma arvan, see ettevõtlus ei kao kuhugi on ju. Aga kui me mõtleme lihtsalt töö peale, mõtleme demograafia peale, et kuidas viimased aastad on olnud, et keegi ei tohi, kui sa räägid sellest, et rahvastik vananeb, siis öeldakse, et mis sa oled selle Pruunsilla mingi suuvooder või et see on täiesti nagu tabu teema olnud rääkida, siis alles hiljuti ju mingi partei selle üldkogul nagu tõese mõnitati seda, et rääkid sellest, et naised peaks lapsi saama, nagu naised üksi on ju, kuidagi need saavad nagu et need on kaks väga-väga suurt ja olulist teemat on ju, mis võivad mõjutada absoluutselt seda, mismoodi meie elu hakkab välja nägema siin lähitulevikus. Kuna need, täna on Anthropic on läbi käinud juba, OpenAI tahab ka IPO teha, mõlemad tahavad see aasta teha. Nad on oma seda retoorikat kardinaalselt muutnud. Keegi ütles juba hästi, et nad ei mäleta, et kunagi oleks nii kiiresti tekkinud nii negatiivne kuvand kahe inimese suhtes, nagu on Sam Altman ja selle Dario Amodei suhtes, eriti Sam Altmani. Nii kiiresti. Ja nüüd nad üritavad minu meelest seda klappida, aga mind see teema hästi huvitab, ma olen väga palju kuulanud selle kohta ja lugenud ja vaadanud ka vanu podcast'e. Siis Elon Musk ütles juba 2019, kui see buum veel niimoodi ei käinud, sest et küsiti, et Lex Friedman küsis, et mis sa arvad, et kui kunagi on see AGI siis,
ise mõtlema nagu AI, nii et mis sa küsiksid ta käest? Sest ta tükk aega mõtles vaikselt, ma küsiks, et mis on selle simulatsiooni väljaspool. Ja ta on seda teooriat päris palju rääkinud, et me elame simulatsioonis, on ju. Aga minu meelest see on pöörane, missuguse kiirusega kõik see töötab, et vaata, sa rääkisid, et me oleme innovatiivne ja digi ja kõik see, eks ole. Aga kui võtta ikkagi see hüpotees, mida need samad ettevõtte asutajad on välja käinud, on ju, et meil käib esiteks väga kiire võidujooks, ameeriklased peavad selle võidujooksu võitma, siis nad jooksevad veel omavahel võidu, on ju, et riskidest võib-olla mitte, ärme räägi, aga mis saab nendest tavalistest töökohtadest, on ju? Siin me jällegi tooks selle raamatu, et see oli meil Shocks Crisis False Alarm, see on nüüd 25. aasta raamat BCG konsultantide poolt, ma näitan ka selle kaamerasse kirjutatud ja nemad analüüsivad ka natukene AI-d, aga nad võtavadki sellise esimese IT-revolutsiooni. Ja nende põhiargument on see, et jah, et kui nüüd vaatada makromajanduslikult, eks ole, siis on 100 pipsi majanduskasvu annab juurde. Laias laastus, mida nad ütlevad, ja see on umbes 10-aastase viitega, et loomulikult ta võib-olla meie igapäevaelu mõjutab nagu rohkem, aga et kui me vaatame minevikku, nüüd on see küsimus, et ilmselt AI mõju on nagu natukene suurem, aga kui nad võtavad esimese IT-revolutsiooni, siis nad näitavad siin seda datat ja ütlevad, et tegelikult, kui sa vaatad tervikmajanduse seisukohast, eks ole, siis seda on nagu väga vähe iseenesest näha. Et me nagu tajume seda võib-olla, et me ühesõnaga, et võib-olla me ajame selle pendli liialt palju nagu teiseks suunas. Ma olen nõus, et me võime oma jutuga ajada neid pendleid väga paljudesse suunadesse, aga ma viskan sellise mõtte. Ma laenan kedagi, ma enam ei mäleta keda, aga ütles, et kui me mõtleme selliste suurte leiutiste peale, nagu tuli, ratas, auruvedur ja sisepõlemisega mootor, on ju. Et need on kõik olnud sellised maailma muutvad asjad, paneme internet ka sinna siis juba, et maailma muutvad asjad, mis on olnud selline tööriist või abimees inimesel, on ju. See hüpotees oli see, et aga kui sa võtad nüüd selle AI, on ju, see on kõige viimane leiutis. Et mingil hetkel sul ei ole vaja mitte midagi rohkem leiutada, mitte ei ole võimalik, aga sina ei leiuta neid. Ehk et tavaline inimene ei leiuta enam mitte midagi. Aga seda meil ongi võib-olla vaja, kui vaadata seda majanduslikku argumenti. Majanduslik argument ütlebki see, et sul pikaajaline majanduskasv on 2% ja selleks, et seda majanduskasvu tagada, sul on vaja ideesid ja senini need inimesed, eks ole, et tegid neid ideesid, aga kui meil inimesed saavad nagunii otsa, et siis selles mõttes, et see 2%-line majanduskasv nagu jätkuks, selleks ongi sul AI-d vaja. AI on ainus võimalus meie elujärgu parandada, et seda 2%-list majanduskasvu tagada. See on nüüd nende majandusteadlaste nagu argument, et tegelikult, et AI-d ongi meil vaja, see on ainus võimalus, et meie elujärg nagu parandada. See on ideesid genereerib. Siis meil ei ole vaja mitte emapalka selle abil taastoota ajusid ja talente, vaid AI teeb selle töö ära, et rahvas jääbki vähemaks, see on paratamatu rahva... Seda nagu nii tagasi ei pöörda, kui vaadata näiteks Henry G-d ja ma tuletan meelde, me tegime siin vist aasta või 2 tagasi tegime esimese saate, või ühesõnaga ühe saatega demograafias, kus me tegime Mark Kortvelderi, Ando Töida ja siis ta ei olnud veel nii kuulus, kui ta praegu on, eks ole, praegu on ta igal pool. Et, see on väga huvitav teema, meil pole ilmselt aega sellest rääkida nii palju, aga mis sa ütlesid, see tuleb nagu Mark Andreeseni suust otse ja ütleme, mitte ainult, aga ütleme, kõik, kes investeerivad või on investeerinud nendesse põhilistesse AI ettevõtetesse, räägivad nagu plaadi pealt sama juttu on, et meil on seda väga vaja, ta on efektiivne, bla. Tegelikult Paul Roomeri argument, eks ole, Andreesen võib-olla laanas selle Paul Roomerist, aga Paul Roomer on siis nobelist, eks ole. Ja meie ei tea, mismoodi see välja mängib on ja mina ütleks nii, et mõtleme, Prantsusmaa on siin mitu korda läbi käinud, on ju, et millal kollased vestid tulid viimati tänavale, oli siis, kui taheti pensioniiga tõsta, on ju. Kujuta nüüd ette, et sul on tööpuudus on 15% või 20%. Üle välja. Mitte päris üle välja, aga
üle nagu maailma, et mis, ma isegi ei kujuta seda ette, et me võime nagu teoritiseerida, et majandus kasvab nüüd tänu sellele, et meil on mingi masin välja mõeldud, mis hakkab ise mõtlema, et kuidas seda teha. See on kõik selle, minu vaates selline tore unistus. Siin on nüüd, siin me oleme väga erinevat ilmselt vaadetele, et jällegi kui mina esindan sellist majandusteadust, mis ütleb, et tegelikult, et mis juhtub, eks ole, et AI viib kulud alla. Mis selle kulude allaminekuga juhtub, on see, et sul vabaneb raha. Mida selle rahaga teeb ja siis inimesed leiavad uued asjad, kuhu investeerida, eks ole, et keegi teadnud, et on sul olemas mingid joogaõpetajad, personaaltreenerid, eks ole, me leiutame mingid uued majandusharud, mida täna ei eksisteeri, et see tegelikult 15-20% eks ole, aga ei, see ei ole mitte ainult teooria, see on praktika, eks ole, pluss me eeldame ka nagu seda, et me AI abil koostame paremaid turundusnimesid. Me peame ikka Kristjanile sõna. Jaa, ma ütlen veel siia juurde. Me räägime siin mikrofoni, eks ole, see on muidugi tore, aga et me ei saa eeldada seda, et AI lahendab olemasolevaid väljakutseid, et tegelikult need väljakutsed, meil on palju suuremad väljakutsed, meil on vaja koloniseerida kosmos, meil on vaja ravida vähki ja teisi haiguseid. Meil on vaja lõpetada sõjad, lepitada ära juudid ja araablased, et meil on meeletult suured väljakutsed inimkonnana ees. Ja samal ajal me kuidagi AI kontekstis räägime, et see aitab meil mingisugust koodi kirjutada natsa kiiremini, et tegelikult see väljakutsete hulk, mis vajab lahendamist, on nii suur, et ma arvan, et meil kõigil jätkub sellega hea juhtimise korral muidugi, on siin piisavalt rakendust kõigil nende teemadega tegeleda. Et võib-olla jah, et see läheb selle konkurentsivõime konteksti küll tehisintellekt, aga võib-olla ma ka alustas ajaloolise konteksti peale mõtet siis ludiitidest, eks ju, kes lõhkusid ketrusmasinaid, siis see tundus täiesti maailma lõpp, et need tulid ja kõik töökohad kaovad. Ja läbi selle on siis suuremaid ja vähemaid innovatsioone olnud, mis on põhimõtteliselt samasugust reaktsiooni põhjustanud, eks ju, nii arvuti kui internet on ka väiksemaid olnud, mis on jäänud tegelikult selliseks, ütleme, mitte päris maailma muutvateks tehnoloogiateks. Kui te mäletate, kui tuli 3D printimine, siis tundus ka, et see võtab kogu tootmise üle ja kõik asjad tehakse 3D printerist. Jah, organ, kõik asjad, aga tänapäeval tehakse mingi lennukimootori osasid tehakse metallist, titaanist asju 3D prinditakse ja prototüüpimisel kasutatakse. Aga ta ei võtnud maailma üle, siis samamoodi oli see virtuaalreaalsus, mis pidi samamoodi eliitreaalsus, eks ju, mis pidi igale poole jõudma, kõik me istume nende prillidega ja nüüd osad inimesed istuvad nende prillidega ikka siiski vähemus, eks ju. Ülejäänutel läheb lihtsalt süda pahaks, kui need prillid ette ja pole vaja, lihtsalt päris elus ei ole sul vaja, on teatud insenere, kellel on seda vaja, et vaadata samamoodi prototüüpida või teha mõningaid muid tööülesandeid. Nüüd muidugi tehisintellekt on selles mõttes suurema mõjuga, et ta on pigem võrreldav nagu interneti tulekuga. Sellega ma olen nõus, jah. Et ta ikkagi mõjutab nii paljude inimeste tööd, et mis iganes, kas sa oled seal tegeled müügiga või teed kasutusjuhendeid või sul on nagu igal pool saad seda tehisintellekti rakendada. Nüüd küsimus on, kas me peame siit vaatama juba sellist düstoopset stsenaariumi, kus tehisintellekt ka, ma ei tea, lahendab Riemanni teoreemi ja teeb ka kõik füüsika matemaatika meest. Hetkel ta seal veel ei ole, eks ju, et ma ka ütleme, me ette ei tea, kaugele ta jõuab, aga hetkel ta on pigem ikkagi selline abimees, mis kui sa osavalt teda kasutad, võib sinu töövõimed mitmekordistada. Et kas nende tehnoloogiate peale, seal on 2 alustehnoloogiat, siis üks on see LLM, eks ju, ja teine on Markovi mudelid, et kas ainult nende pealt on võimalik nüüd jõuda nii kaugele, et ta hakkab ise nii-öelda looma uusi lahendusi, eks me näeme, hetkel ta veel ei ole siin. Jaa, aga ta on mingeid lahendusi juba ise loov, et ma sellepärast, et kõik, mis sa räägid, on sulatõsi. Et minu jaoks lihtsalt see areng, et see on, ma ei taha üldse kasutada, aga see on presidenditu. Et sellist leiutist, mis hakkab lõpuks ise leiutama, mis teeb sind irrelevantseks, ei ole kunagi varem olnud. Et sellepärast minu jaoks ta ei ole selline tööriist ja ma saan aru, et kuidas saab mõelda, et ta annab juurde efektiivsust ja ma arvan, et ka minu töös, eks ole, ta hetkel aitab mind, aga see, kuhu see asi välja liigub, ma täna väidan, et meie
kogu maailma haridussüsteem on lootusetult ajale jalgu jäänud. Me toodame täna noori, kes tulevad koolist välja, kellel ei ole mitte midagi teha enamiku nende teadmistega. Igasugune selline, ma ei tea, inimsuhtlus, ma väidan, et hakkab olema see võti. Kuidas sa suudad inimestega suhelda? See tehnoloogia, sa tõid mitu sellist momenti välja, eks ole. Täna vaata nagu inimeste terviseid, erinevaid mooduseid, igasugu, kas me hakkame rääkima nagu üksildusest, tähendusetusest, kognitiivsetest võimetest, emotsionaalsest intelligentsusest, kõik käib alla. Väikeste eranditega, aga uuringud näitavad, et meil on nüüd need head tööriistad ja abimehed on ju, tegelikult ei mõju üldse positiivselt. Ja mis ma lihtsalt ei suuda seda praegu nagu ette kujutada, ma püüan mõelda selle peale, et ega mis siis ikkagi juhtuma hakkab, et no sa ütled, et näed, et inimesed mõtlevad endale jooga ja hakkavad nagu, kus see kuradi tähendus tuleb neil? Millega need inimesed tegelema hakkavad, kes on harjunud tegema midagi, kes on 30 aastat saanud eksperdiks mingisuguses valdkonnas on ju. Ja nüüd sul on sisuliselt öeldakse, et tšau paka, et meil on nüüd masin, mis teeb seda. Et see lühiajaline šokk, ma arvan, et on väga suur, pikaajaliselt. Ma arvan, see on selline õnnemäng, et kas õnnestub, et see uus väga intelligentne masin viib meid siis kuskile õndsusesse. Ma hakkan kusagilt siis pihta natuke vastata, et tegelikult see Flinni efekt hakkas juba pöörduma enne AI-d. Et et see iga põlvkond, eks ole, Flinni efekt oli siis see, et iga põlvkond on kõrgema IQ-ga, eks ole, naljakas on see, et esimene koht, kus hakkas pöörduma, on tegelikult nagu Soome. Ja see minu teada oli kusagil juba seal 90ndate lõpus, kusagil nulli kõrgel. Et ma räägingi, et kui mida rohkem ma ei tea, kas tollel ajal veel nagu tehnoloogiat oli, aga üks vastus ikkagi on see, et väga paljudel me ise ka näeme, et seal on, meil on päris palju pankureid, kes on läinud šokolaadi tegema või jäätist tegema või midagi taolist, et ma arvan, see käeline tegevus, et meil tekibki mitu majadust. Lollimaks jäävad. Ma räägin, et üleüldiselt, et me mõtleme, et meil on mingisugune tehnoloogia, mis peaks kõike nagu paremaks tegema, aga see efekt, mitte see, et ma lähen oma vabast valikust, aga kui sa mõõdad ikkagi mitukümmend tuhat inimest ja see oli samuti ja ammu enne AI-d oli see emotsionaalse intelligentsuse test oli. Sul on sotsiaalmeedia, kui sa mõtled leiutistest, et sotsiaalmeedia on väga küsitav, et kui palju ta on inimeste elu paremaks või halvemaks. Ühendama inimesi on ju tegelikult igaüks istub oma ette. Ma ei tea, et see on see, mis USAs öeldakse, et et sotsiaalmeedia on tehtud inimeste poolt, kes on kõige vähem sotsiaalsed, eks. No tegelikult, kui me mõtleme selle nii-öelda mustade stsenaariumide peale, et kui meil on suur hulk noori mehi töötud, siis mis nendega teha? Sõtta saata, eks ole. Et see on üsna ilmne, et kui seal on nagu väga palju noori mehi tegevuseta, siis nad mõtlema välja igast lollusi ja siis igavusest hakatakse näiteks naabritele kallale mineva või midagi muud sarnastega. Ega tegelikult seda ju selles mõttes on õige, et ega need uuringud ju praegu vaadata UK-s ja seda öeldakse, et vägivaldsus on hakanud kasvama, eks ole, noorte seas. Eestis ka saata, sest et sõda on ju ainult toonide sõda tänapäeval, et sul mingid inimest pole sinna mõtet saata. See on ainegi tehnoloogiate sõda ja droonioperaator peab siis kui droonid on territooriumi üle võtnud, siis peab keegi ikkagi nii-öelda boots on the ground minema sinna korda looma ka, aga tuleme tagasi korraks nüüd saate lõpus ikkagi selle algse küsimuse juurde, et meil on vaja kuulajatele täita see lubadus ja et Eesti, kuidas me saame Eesti majanduse taas käima, et see 2% majanduskasv on kena küll, aga see ei ole see, millega me rahul oleksime ja ei tea, kas see on ka kestlik praegu. Et mis siin on siis läbi kõlanud, et kas AI puhul, et sellest nüüd oli viimati juttu, et kas meil võiks olla maailmas mingi nišš AI valdkonnas, mida me saaks täita, et selgelt kapital, mastaabid, mis on USAs ja Hiinas, seda meil ei ole, aga kas AI teemadel võiks olla mingisugune ärivõimalus meiesugusel väikesel, agiilsel ja ütleme ikkagi üsna digiteadlikul riigil, et mis te arvate? Ja et ütleme nii, kuna me
võtame tehisintellekti väga tõsiselt kõikides oma ettevõtetes ja just ka ühes ettevõttes oli Hackathon, kus tarkvarainseneridel lubati kasutada ainult tehisintellekti uue lahenduse tegemisel ja ma tean neid tulemusi, eks ju, siis mu tänane hinnang üldse kogu sellele küsimusele on see, et selle tulemustest oli näha ja seal anti väga keeruline ülesanne, et tehisintellektist oli väga palju abi, aga parimad tulemused ülivõimsad saavutasid need, kes on tarkvarainsenerid, väga head tarkvarainsenerid. Kui inimesed ei olnud tarkvarainsenerid, siis nad ei saanud üldse hakkama selle ülesandega ja see tehisintellekt andis kas valesid tulemusi või nad ei suutnud üldse töötavat toodet valmis teha. Nii et esimene asi, see võimendab tarku inimesi, tehisintellekt. Kui sa ikkagi ei tea asjadest mitte midagi ja öeldakse, et palun tee panga kesksüsteem valmis ja ütle see AI-le, sa ei suuda seda ülesannet isegi püstitada mitte, nii et ma arvan, et üks asi, mida me peame igal juhul tegema, kõik ettevõtted, siin on tehisintellekti nii palju kasutama kui võimalik ja kui palju parasjagu need mudeli, mis hetkel väljas on, võimaldavad. Eks sa pead olema nagu sellest, nagu seal tipus selle kasutamises. Aga see ei erista meid mitte millegagi, see on lihtsalt see, mida peab nagu ellujäämiseks tegema. Siis teine asi, millest me rääkisime siin samas globaliseerumisest, samas on ju praegu vastutrend on deglobaliseerumine, ehk on paljud ettevõtted ja riigid, kes vaatavad näiteks, et ma tahaks Euroopa toodet saada, et toodet, mis koosneb ainult Euroopa näiteks komponentidest. Ja see on samuti reaalne trend ja see on üks asi, kus kindlasti saavad nii poliitikud aidata kui ka leiab ärivõimalusi. Ehk siis öeldagi uhkelt, et meil on Euroopa omanik, on meil tootmine Euroopas, see ei pea ilmtingimata olla, meil on Eestis, eks, aga meil on Euroopas toodetud asjad ja komponendid tehakse Euroopas, see ei sõltu nendest ebakindlatest tarneahelatest, kui miskit juhtub kuskil mujal maailmas. Ja ma arvan, et siin on tegelikult ärivõimalusi sellest deglobaliseerumises, nii et see ei ole ainult nagu negatiivne. Ma olen väga nõus, ma tulen veel, sa rääkisid rohkem tulevikust, ma tulen rohujuure tasandini, kui sobib, et me peaks lõpetama ära igasugused sellised lollused, millega meil on olnud justkui nagu luksus tegeleda viimastel aastatel. Igasugused veidrad mingisugused kohad, kuhu me raha kulutame, ma pean silmas Eestit, eks ole. Jällegi me ei saa seda üksi teha, aga Euroopa on täna ühe põhjusena konkurentsivõimest täna maas, sellepärast, et me oleme mõelnud endale mingisuguse plaani ja saada kliimaneutraalseks maailma jaoks esimeseks. See on täielik jama. Meie energia, meie sisend, eks ole, on selle tõttu kallim kogu Euroopas tootmisettevõtted. Meil ei ole isegi mõeldav, et kui meil oleks mingisugune tootmine siin, et me suudaks seda teha konkurentsivõimelise. Tootmine AI võtab metsikut energiat. Seda nagunii. Ja miks sellest nüüd on nagu vähem juttu ongi, et sa lihtsalt, sul ei ole võimalik rääkida seda enam. Aga mida kiiremini me nagu välja tagurdame nendest väga kulukatest ja rumalatest otsustest, seda parem on. Ma arvan, et kõik need, lõpetame siis sellise positiivse noodiga, et võib-olla tõesti see tehnoloogia aitab meil efektiivsust leida ja kindlasti ta mingil moel aitabki, aga me ei saa nagu ise endale jalga tulistada oma tobedate maksude, mida me teeme, me maksustame, eks ole, käibemaksu, ma pean silmas Eestis, eks ole, et me peaks selle kõik nagu ümber mõtlema. Me peame tagasi tulema sinna, kus me olime 90-ndatel andma vabadust, me peaks saama mingisuguse sellise entusiasmi tagasi, on ju. Et meil on võimalik teha. Et see ei tähenda seda, et meil mingid suured, ma ei tea, elektriautode tootmised on Hiinas või ma ei tea, teised ettevõtted on USAs, et kuidas me nüüd suudame. Et olid 90-ndatel samamoodi, et olid suured riigid, me peame, ma ütleks, et minema tagasi sellise mõtteviisi juurde, et me tahame kasvada, et meid edasi viib ikkagi kasv. Ja mis asi majanduskasv ei ole ju mitte midagi muud, kui et inimesed ostavad, müüvad oma teenuseid ja kaupu, eks ole. Et peaksid olema maksimaalselt atraktiivselt, soodsalt hinnastatud, soovitavalt, eks ole, aga seda meil täna takistavad paljuski sellised poliitilised otsused, mis on tingitud paljuski ideoloogiast, ma saan aru, et paljudel asjadel võib-olla oli ebamugav vastu vaielda Euroopas, eks ole, aga me peame sealt välja tulema. Kas või kui me võtame ainult ühe komponent, võtame selle CO2,
ja kuidas seda hinnastatakse eri moodi seal G1-s, G2-s, G3-s ehk USA-s, Hiinas ja Euroopas, no see on enda poomine põhimõtteliselt. Et me peame sellest aru saama ja et kus maailmas me täna elame. Ma pakuks siis oma vastuse ka välja, et alustame sellisel abstraktsel tasemel, et et kusagilt lugesin, et mis on meaning of life, eks ole, et see oli vist mingi evolutsiooniline vastus ja vastus oli väga lihtne motion. Liikumine, eks ole, et liikumine kusagil, siin ma ka sekundeerin, et majanduskasv ja kõik see liikumine kusagile on tegelikult väga oluline, aga su küsimuses oli 2 komponenti. Minu jaoks üks oli AI ja teine oli, mis Eestis saab. Kui AI-d vaadata ja üritada sellele lühidalt vastata, siis minu tihti selline investori argument on nagu kontraarian lähenemine, ehk siis küsimus see, et kui kõik panustavad AI peale, eks ole, kas vastuargument, 80 kraadi vastuargument võib olla tõsi. Ja mina pigem täna AI-d shortiks. Mis tähendab seda, et mina panustaks AI vastu, eks ole, et see on hype, eks ole, selles mõttes ja siis on see küsimus, et kes teenib rohkem raha, kas need, kes panustavad AI, eks ole, et on hype või mina, eks ole, kes ma nüüd shortin, eks ole, ma siis oleks selles mõttes, et mina väga ei panustaks Eestis AI või selle peale, me peaksime midagi muud vaatama. Siis on järgmine küsimus, et mida siis Eesti teeb? Minu arvates ongi see, et me võiksime leida oma raja, et me ei ole Baltikum, me ei ole Põhjamaa, me oleme midagi muud, et oleks minu arvates hea tulemus. Ja kui nüüd küsida, kus siis seda inspiratsiooni otsida, jällegi, et mitte Euroopast välja viida, on Šveits, eks ole, mis on siis Šveitsi mudelid, seal on väga omapärane demokraatia, eks ole, et on kantonid, eks ole, nad on leidnud väga sellise omapärase viisi, seal on väga palju rahvusi koos, kui sa vaatad, eks ole, 3 keelt või 4 keelt, eks ole, et kuidas siis lugeda. Ja mis on väga huvitav Šveitsi puhul on ka see, et seal on 30% tootmist, mida inimesed ei tea, aga seal on väga palju tootmisettevõtteid ja kui sa käid seal Šveitsi mägikülades ringi, eks ole, siis see on ka nii naljakas, sul on seal pilkilusad majad ja siis seal, eks ole, kõnnid natukene sinna mäe poole ja seal on siis see sõnniku hais ja lehmad kolistavad oma nende suurte kelladega, et mulle ta täpselt, eks ole, et ta on väga selline omamoodi omapärane mudel, et me võiksime leida ikkagi sellise oma tee, eks ole, mitte kopeerida teisi, eks ole, oleks minu vastus. Võib-olla jah, see absoluutselt energiahinnad ja see on selline Euroopa teema, aga kahtlemata me oleme rahvusvahelise konkurentsi võitluses, et me ei saa niimoodi üksinda endale jalga tulistada. Teil on kindlasti meie riigi eelarve ka, mis võiks nüüd tasakaalu saada, et meil on ikkagi riik on liiga jäme, liiga paks, et siin tuleks väga tõsiseid otsuseid teha, sest see viib omakorda kasvava maksukoormuseni ja see on üks asi, mida riik teha saaks, et mitte lämmatada siis ettevõtted pidevalt kasvava maksukoormusega. Nii et siin peaks tegema midagi rohkem kui lihtsalt sellist kosmeetilisi muutusi, et seda enam kaitsekulutustes me ei saa tagasi hoida. Aga siin on ka väga huvitav, ma kõigil soovitan lugeda Jackson Hole'ist, et see on siis keskpankurite meeting ja seal oli viimasel, iga aasta vaatan need üle, seal on selline fail nagu Straub Projector, mis analüüsib seda, et kui palju USA kannatab riigi võlga välja. Kui ta seda loete, et seal on väga üllatav, seal ütleb, et teoreetiliselt isegi 500% SKT-st, aga midagi ei juhtu, eks ole, nõudluse ja pakkumise turu vahel kuni 250-ni. Mina nüüd võib-olla kogu seda matemaatikat ei näe, ei oska kommenteerida, aga kui see on Jackson Hole'is on selline, ütleme, et research üleval, siis võib-olla seda tasub ka natukene vaadata, see ei ole mingi eks ole, see on ikkagi matemaatiline puhas. Jah, USA on USA, et Eesti on Eesti, et eks seda tuleb ka aru saada, aga lihtsalt kiire repliik, et sa ütlesid, et Eesti on midagi seal muud. Mulle endale tundub, kui ma püüan niimoodi ennustada tulevikku, et Euroopa sees, et ei juhtu seda, et tehakse üks suur Euroopa ühispere või mingi föderatsioon, aga hakkavad tekkima mingisugused sellised regioonid. Tahtekoalitsioonid. Tead, mulle tundub niimoodi ja alles nüüd oli ju sellel nädalal oli see Nordic Baltic Summit oli ju meil. Et mulle tundub, et sellised asjad on võrdlemisi tervislikud, et kui saavad kokku ühtemoodi mõtlevad ja ka ühtemoodi võib-olla pingutavad regioonid, kellel isegi kui need väljakutsed ei ole täpselt samasugused, et nad näevad maailma samamoodi. Ja ma lõpetuseks siis oma 5 senti ütlen ka, et minu arvates võiks ma siin natukene oponeeriks Hannoga selle shortimise koha pealt, et minu arvates kui Eesti oli maailmas eesrindlik, siis ütleme siis interneti rakendamisel riigi valitsemises, eks ole, et meil on digiriik jätkuvalt ikkagi üsna eesrindlik. Et ma arvan, et nüüd võiks olla Eesti eeskujuks AI rakendamises riigi valitsemises.
ja see oleks ka üks võimalus, sa mainisid siin suuri valitsemiskulusid, et tegelikult sellega oleks võimalik ju efektiivsust suurendada ja seesama personaalne riik, ma ei teagi, mida täpselt siis oli see Eesti 200 või kes selle mõtte välja käis, kahjuks on natukene nüüd, võib-olla see ei kõla enam nii hästi, aga idee kui selline, et ta oleks personaliseeritud riik, et alates ettevõtlustoetustest, lõpetades lastetoetuse ja mis tahes muude otsustega, kuni ma ei tea, minu pärast kas või minireferendumiteni välja, et kas teha, kas istutada kuused või männid parki, eks ole, et seda kõike on võimalik ju AI abil juhtida ja tegelikult see oleks koht, kus Eesti saaks olla eeskujuks ja mis juhtus tegelikult meie selle digiriigi ehitamisel, sellest ju võitsid päris paljud ettevõtjad, ehk et kui riik on ka tellija, tark tellija, siis saavad siin ettevõtted tööd ja seda kogemust on võimalik pärast siis eksportida. Et tegelikult ma arvan, et see võiks olla koht, kus Eesti on maailmas teenäitaja ja mis oleks meie väiksust arvestades ka unikaalne konkurentsieelis. Miks mitte? Väiksusest, ma arvan, on võimalik kindlasti seda kasutada, aga kui jah, poliitikutel hakkavad näpud sügelema, et tahtmine on mingi uus rumal otsus teha, siis minu soovitus on, et lasta see kas või sealt Claude'ist või ChatGPT'st läbi, et vaata, mis AI arvab, et ma arvan, väga paljud sellised tobedused oleks jäänud tegemata. Ja tegelikult on võimalik ka varsti, ma arvan, juba täna oleks võimalik ka teada saada seda, mida iga kodanik arvab, et mingites küsimustes, mis võib-olla ei eelda seda, et ma ütlengi, kui see on nagu maitse küsimus, kas värvida mingi blank punaseks või roheliseks, et siin on väga lihtne teha seda rahvahääletust, ei juhtu midagi, kui vale värv saab ka. Aga retseptid, nagu lubatud, siis said välja käidud, nüüd ma loodan, et meie kuulajad siis ka võtavad ja tegid märkmeid ja hakkavad need ellu rakendama, et stuudios täna olid Nasdaq Balti börsijuht Kaarel Ots, Baltcapi partner Kristjan Kalda ja saatejuhid Hanno Lindberg KPMG-st ja Hando Sinisalu ja täname kõiki kuulajaid. Aitäh! Aitäh! Aitäh!